Mis juhtub siis, kui anda muuseumi võtmed laste kätte? Tartu kunstimuuseum nii tegigi ja sündis näitus nimega Viltuse maja saladused. Kõlaks kui Suppelinna salaseltsi filmile tehtud järg, tegu aga on hoopis tükkis interaktiivse kunsti näitusega. Ma ei tea väga vähemalt lähiajaloost küll sellist näidet, kus oleks nii põhjalikult lastega koostöös ühte kaasaegse kunstinäitust sellises mastaabis vähemalt siin meil lähipiirkonnas tehtud. Mida me tegime, oli siis see, et me panime kokku partnerkoolide võrgustiku Lõuna-Eesti üldhariduskoolidest ja kaasasime siis 10 koolist erinevad klassid, kes olid meie dialoogipartnerid, kes testisid erinevaid lahendusi, andsid meile tagasisidet ja nad andsid meile väga kihvte ideid. Näiteks, kuidas luua üks helirännak selliseks, et lastel oleks lihtsam sellega kontakti saada ja sealt tuli idee tuua vesi näitusesaali ja teha kaevud, siis, mis on natuke selline algus- ja lõpp-punkt ühele helirännakule, et aidata luua mingit raamistust. What inspires me about sound is that like when you see a picture, you see the whole picture at the same time. But when you experience sound, kus seinad sosistavad. You always have to listen. You always have to linger in time. And I think this lingering is very healthy for us, especially with children. If you just linger and then the creativity comes up. Lisaks helikaevudele on kunstnik Jaako loonud ka helirännaku, mida saab läbida kahekesi, juhataval osapoolel pimendavad klapid ees. See on siin samas seinad sosistavad. Sa said teada, kui palju sa saad oma sõpra näiteks usaldada, et kui hea on tema giid olemises. Kui sa vastu seina ei põrganud, siis ta võis päris hea giid olla tegelikult. Lisaks näituse kogemisele ja loomeprotsessile löövad lapsed käed külgega giididena ja teevad tuure. Ja enne seda ma olin hästi närvis, aga peale seda oli Missand, see tuli nii hästi lihtsalt välja. Ma olin nii imestunud, et kuidas esimese korraga nii hästi sai minna. Mul on tegelikult kahju, et ma nii pea enam tuure ei saagi siin enam teha. Me peame mõtlema välja midagi, kuidas koostööd edasi teha. Ja.